Täna tunnen, et tahan alustada hoopis sellest, et mis muutused minus endas on viimasel ajal toimunud. Ja viimase paari nädala või isegi kuuga olen ma tundnud, kuidas hakkavad üles tulema teatud teemad, kus ma olen endale allahindlust teinud, kus ma olen enda standardite koha pealt järgi andnud, kus ma olen teinud ja pannud välja kirjalikult hästi enda kanalit austades, aga siis mingite kohtade peal ikkagi teen järeleandmisi nii-öelda. Ja sellega nagu lahjendan seda potentsiaali, mis minu kanalil on. Ma jõudsin sellesse hetke, kus tuli stopp. Kõiges tuli elus stopp. Ja mul on neid stoppe varem ka olnud ja varem need stopid on ikka metsikult hirmsad olnud. Ja need on mind suunanud, see hirm on siis suunanud mind valima mitte ennast austavalt. Aga seekord ma tunnen, et see koht, kus enda piire seada, kus öelda, kuidas mina päriselt tunnen, kus öelda, kuidas mina päriselt töötan, kõike selle koha pealt, et ma austan enda tööriista, ma austan enda kanalit ja ma austan seda võimekust, millega mina tahan kohale ilmuda. Aga see võimekus ja see klient, kes kellega koos see avaneb, saab tulla ainult siis, kui mina üleni austan enda kanalit. Ja päris ausalt öeldes varasemalt, kui keegi ikka küsis midagi Instagramist mu käes, ma läksin kohe kanalisse, ma kohe vastasin või kuskil kommentaaris või kuskil e-mailis, ma kohe vastasin, ma nagu jah, minu missioon on olla inimeste jaoks olemas. Minu missioon on olla tervendaja, olla see kanal, olla see selguse ja tõe nägija, olla see energia lugeja. Aga ma tundsin, et ma lahjendasin ennast tänu sellele, et ma siis ma lihtsalt lahjendasin ennast, et kõik kohad, kus tegelikkuses minu toetust või abi ei küsitud, loodeti saada enda tingimustel mingisugune vastus, ma lahjendasin ennast nende kohtade peal. Ja minu jaoks ei olnud nagu need kogemused maitsvad. Ja ma üldistan siin, ma ei räägi siin, eks ju, kõigist. Lihtsalt neid olukordi, kus ma seda tegin, hakkas tulema nii palju, et ma koormasin ennast üle ja ma väsisin ära. Ja iga kord, kui ma ära väsin, siis ma saan aru, et ma olen enda väge lekitanud. Ja lekitasingi ennast kohtadesse, kus ma ju nägin potentsiaali, kus ma ju nägin võimalikkust. Aga inimene ei olnud tegelikult isegi natukene sellesse ühendatud. Ja võiks ju öelda, et aga see ongi ju sinu töö, ühenda siis potentsiaaliga. Kui me elame vaba tahte universumis, kui kõik on vaba tahe ja kui kõik on valik, siis ka meie potentsiaali valik on ainult meie teha. Mitte keegi teine ei saa meid panna nägema ja valima enda potentsiaali. Täpselt nii nagu kui mina ei küsi toetust või kui mina ei küsi abi või kui mina ise endaga mingit tööd ei tee ja kui mina ise mingitest asjadest läbi ei näe, siis see on ju minu valik. Nagu võib-olla üks selliseid suuremaid asju, mis näitena siin tuua, on see, kuidas ma nagu tajun ja saan aru, kuidas mind nähakse ja kuidas näiteks mu lähedased mind näevad ja minu suurust ja minu võimekust ja minu potentsiaali. Aga kui ma seda ise üleni ei näe ja minul on fookuses praegu see mingisugune plokk, mis ees on, siis me võime teha mis tahes, aga ma ei näe ju seda. Ja ma kuidagi nägin seda läbi selguskõnede nende küsimuste, mis mul seal olid, eks ju, kus oli mitu küsimust. Ma nägin läbi selle, kuidas ma näen, et inimesed kirjutavad, nende mure või see probleem või see koht, kus nad kinni on väga reaalne ja mul on nagu
tekib seal kohe see visioon ja kohe mõtted ja tunded ja kõik asjad, mida teha. Aga ma tunnen, et inimene seal taga ise tegelikult nagu ei taha või ta ei ole ühenduses või tead, siuke tunne oli vahest, et aga et tead, siin ongi inimesel vaja nagu sipelda natukene. Ja see tekitas minus nii nagu siukse paha tunde, et aga ma ju näen, kuidas ma saan kasulik olla. Miks mulle siis tuleb ette plokk, et mitte teha seda? Ja need on need kohad, kus ma endast üle sõitsin, kus ma tegelikult tundsin, et vaat sellesse töösse ma ei oleks võib-olla pidanud minema, sest polnud veel õige aeg. Mis iganes seal kõik oli, aga ma ikkagi läksin. Ja see ongi see koht, kus ma tunnen, et minu kanal, minu tööriist, minu tunnetus on muutumises, sest et varem need filtrid või mis asjad seal, pigem ma nimetaks neid filtriteks. Need filtrid või need kihid, mis seal vahel olid, ma nagu suutsin väga hästi aru saada, kellega ma käivitun ja kellega mitte. Ja nüüd ma tunnen ennast, viimasel ajal olen tundnud siukses kohas, et jaa, ma käivitun, mina käivitun. Aga siis me põrkame peadpidi kokku selle koha peal, kus inimene tegelikult ei tahtnud mingit teatud asja vaadata. Aga minule näitati just, et see on praegu see koht, kus peab vaatama ja kus peab otsa lahti tegema. Sealt see lumepall alguse sai. Ja ma saingi siis aru, et et midagi siin on nagu nii nihkes, et mis mu kanaliga nagu toimub. Esmalt muidugi ma hakkasin mõtlema, et ma teen ikka liiga inimestele või et ma nagu, mida mina valesti teen. Aga praegu ma tunnen, et tundes seda tõmmet, istuda selle kanaliga, olla selle kanaliga, minna loodusesse, maandada, väga kohal olla iseendaga ja nagu päriselt ka eemaldada seda müra. Et kui ma lõpetan enda tuimestamise, selle halva tunde või mingisuguse tunde tuimestamise, mis sealt siis välja tuleb, siis ma saan ju tegelikkuses veel sügavam kontakti oma kanaliga ja sellega, mis ma puhtalt siia läbi pean tooma. Ja sest minu jaoks kõige võimsam viis töötada on siis, kui mina inimesena ise ka ei tea, mis minul suust hakkab välja tulema. See on ju puhta tõe algallika informatsiooni kanaldamine, eks ju. Ja ma naudin nii väga, kuidas erinevate inimestega tuleb alati erinev info, sest et lihtsalt inimesed on erinevad, eks ju. Ja ma hakkasin lihtsalt nägema, et minu kanal ei olnud ühendatud sellesse kohta enam, kus ta tegelikult tahab olla ühendatud. Ja võib-olla sõnadesse natuke keeruline panna, aga ja ma tunnen tõmmet oma kanaliga ja selle infoga, mis sealt tuleb, sügavamalt istuda ja mitte nii väga ka läbi selle YouTube'i kanali olla ühenduses selle kollektiiviga ja sellega, mida nad vajavad kuulda, vaid seda või mitte olla ühenduses selle kollektiiviga selles mõttes, et mida nad tahavad või vajavad kuulda, vaid mida nad peavad kuulma. Seal on vahe sees. Et mina tundsin ennast halvasti selle, inimesena ma tundsin ennast nagu halvasti selle koha peal, kui ma ütlesin neid asju, mida inimene, ma nägin, et tal tekkis kohe tõrge, ta läks kohe plokki, ta tegelikult ei tahtnud kuulda. Ja kes on minuga töötanud, te teate, et ma nagu tegelikult ütlen väga otse. Nagu see ei ole isegi, see ei ole mul varem nagu selline probleem olnud või minu inimeses ei ole see tekitanud mingisugust nagu ärevust või pinget. Et ma olen väga otse öelnud ja teie tagasiside põhjal ma näen, et see on üks asi, mida te väga hindate, et ma otse ütlen. Aga viimasel ajal ma tunnen, et see on isegi nagu karmilt läbi tulnud. Ja eks seda raputust mingil määral kosmose poolt tunnen ma ise ka, eks ju, läbi, mida ma inimesena kogen, eks ju. Et mina enda kanalist saan ka väga palju tuge ja hetkel on see koht, kus
kus minu kanal on mulle näidanud, et kuuled, et sa alahindad ennast, sa lekitad ennast, sa nagu teed mingeid neid asju, mida sa ei peaks tegema lihtsalt sellepärast, et olla hea inimene. Aga äkki need inimesed ei vaja head inimest, äkki nad vajavadki, et keegi neile ütleb otse. Ja ma ei ole kunagi tahtnud olla see inimene, kes äratab või raputab, aga mul on nagu tunne, et see on mingi üks osa sellest kanalist, mis mina olen. Ja muidugi oma lähedastega, kellega ma, tunnen ennast turvaliselt ja hästi, keda ma tean ja kõik on tore, nendega mul ei ole mingit probleemi olla nagu brutaalselt aus nii enda kui teistega. Kuigi on ka seal olnud ebamugav, aga nüüd ma tunnen, et see läheb nagu kliendikollektiivi üle, kus minu kliendikollektiiv lihtsalt on muutumises selle koha pealt, et kui ma kunagi ammu alustasin, siis ma väga nagu olin pehme ja kerge ja mõnus ja nii ja naa. Ja mu ruumid on endiselt sellised, aga seal on natuke nagu siukest spice'i juures, et ma tunnen, et see, mis läbi minu tuleb, see ei lase enam bullshitida inimestel iseennast. Ja see on suht karm koht, kus olla, eks ju. Ja minu seest tuli kohe nagu see vari üles, et miks peaks keegi mulle maksma selle eest, et ma neid korrale kutsun, nii-öelda spirituaalselt ja tegelikult ka füüsiliselt korrale kutsun. Aga ma tunnen, et see korrale kutsumine on minul hetkel iseendaga, kus need kohad, kus ma olen enda väele teinud allahindlust, teinud ta väiksemaks või ebaolulisemaks või milleks iganes enda jaoks, kui ta tegelikult on, downplaynud seda väga palju, siis see ei ole enam võimalik. Aga ma tahaks ikkagi, kui ilus, siin põhjas on kohe ilus kaart. Ma tahaks ikkagi võtta ka mingid sõnumid täna. Ma tegelikult ei tead, ma ei hakka siin isegi midagi ütlema. Lihtsalt on see, mis läbi tuleb ja see ongi oluline. Ma usaldan, et kõik see, mis peab läbi tulema, see peab läbi tulema ja see ongi kõige õigem nagu. Täna ma näiteks tundsin, et kui ma tahan austada oma kanalit ja kui ma tahan tunnetada, mis puhtalt läbi selle tahab tulla minu enda jaoks, siis ma pidin täna minema loodusesse ja olingi jalad vastu maad, rattaga sõitsin ja tundsin, värskes õhus ja tundsin, kui mõnus oli, siuke mõnus väst oli peale. Ja ma tunnen, et ma olen nagu hoidnud ennast täna päriselt, ennast, enda inimest, enda kanalit. Et see on et see on nii huvitav, kuidas meie hing, eks ju, minu hing on kuidas mina hingena loon endale seda, et mina olen see, kes tõmbab ennast põlvili ja mina olen see, kes aitab mind ka püsti. Et selle asemel, et valida olla selles kurbuses, mida ma lasen ka endal praegu väga tunda. Ma tunnen, et ma tahan olla selles austuses oma kanali vastu ja teha seda, mis puhastab ja maandab mu kanalit kõige enam. Ükskõik, mis see siis on. Ja ükskõik sellest, mis minu reaalsuses või kuskil, mis iganes pidi toimub. Et siin ongi nii suur erinevus selles, et mis on nagu inimkogemus ja selle põhjalt loomine versus hingekogemus ja hinge põhjalt loomine. Et seal käib alati selline nagu natuke nagu kahevõitlus selle kogemuse ja hinge vahel, eks ju. Et ma mäletan, millal või kus ma seda siin ütlesin, aga et hingel ei ole empaatiat, kehal on, siis ma täiega tunnen seda, et minu keha see on ikka tõmbab õhtuti, tõmbab ikka töinama ja tõmbab ikka nagu kisama, et miks nii on ja miks ma endale selle loonud olen ja teistpidi ma ärkan hommikul üles ja ma tunnen, et okei, austus minu kanali vastu, mida see üldse tähendab.
et okei, ma tunnen, et see kõik on muutumas, minu kanal on muutumas ja see on tahtnud muutuda juba nii kaua. Ma olen teinud selle lihtsalt allahindlusi ja siis on ju loogiline, miks ma siin olen. Aga selle võrra minu hing ei anna nagu allahindlust. Eks ju, tal on midagi, mis ta tahab kogeda, mida ta tahab teha, mida on tema tulnud siia läbi tooma ja tegema. Ja ta väga ei küsi, mis sellel kehal toimub. Eks ju, et lahustada seda keha kogemust, mida ma olen siin eluaeg korjanud peale, eks ju. Noh, ütleme minu näite puhul konkreetselt see, et ma ei ole väärt kõiki neid suuri häid kogemusi, mida ma tahan kogeda. Et kuidas see saab olla niimoodi, et läbi selle saab tulla mingi see asi. Mul on ka absoluutselt neid mõtteid. Ma tean, et ma olen nagu viimased 10 rohkem aastat endaga metsikud tööd teinud ja metsikuid mustreid ja asju lahti kirjutan. Aga see ei tähenda, et minul ka nagu ikka veel ei tule mingid kohti ülesse, kus ma nagu nutan ja röögin ja vabastan ja olen ja nagu olen täiesti pilbasteks ja ma ei tea öelda, kui kaua neid kohti jääb tulema, aga siin on jälle valik, eks ju, mis on tegelikult oluline. Kas ma jään sellesse loosse, et näed, minuga on praegu niimoodi kehvasti, mis iganes see lugu seal on, või siis ma tunnen, et see on mul võimalus midagi jälle ümber kirjutada, eks. Ja see läheb kokku selle kaardiga, mis ma siit võtsin. Reclaim your energy, enda väe tagasi võtmine. Ja see on täpselt see, kuidas ma tunnen ja siin on jälle see lootuse õis on tal 3. silma peal. See on täiega see, kas ma tundsin eelmise kuu lõpus, et näed, et mu fookus läheb 1-1 vastuvõttudele ja siis hakkas tulema üles igasugune nagu väärtuse küsimus selle koha pealt. Et ühtepidi ma nagu hingena tunnen, et kõik see, mis täna on minu pakkumised, ma tean, mis kogemused on nagu need, mida minu hing on valinud. Ma tean, et need hingekliinid on, aga ma lihtsalt inimesena olen endale praegu just teinud nii palju allahindlust, et nagu ma olen nii kaua jätnud oma piirid teatud koha peal seadmata ja teinud endale allahindlusi, et praegu ongi see koht, kus ma järjest sean ainult piire ja see on nii fucking ebamugav. Ma nagu kogu aeg järjest selle asemel, et teha vastuvõtte niimoodi nagu voolavalt ja ülevoolavalt, eks ju. Ma olen praegu enamuse kuust seadnud piire. Lihtsalt sellepärast, et ma ei võtnud varem kuulda seda, et minu kanal ja et minu kanal on muutumises. Ja see on see, kui sa tahad puhtast kohast teha. Need kõik kohad, kus sa ei ole endaga aus olnud, tulevad lõpuks ikkagi välja. Ja siis sa veedadki aega piire seades ja tunnedki ebamugavust seni, kuni sa saad aru, et see ju, mida ma päriselt loon, on väga võimas ja ma ei saa siin mitte mingit allahindlust iseendale teha, kui ma tahan neid kogemusi, mida ma hinges tunnen, et ma tahan. Et täpselt nagu avardumise sellel eelmise kuu avardumise tundidel oli nii huvitav minu kogemus see, et kuidagi paar päeva või päev ennem seda tundi tuli mul alati nagu täpsemalt see info, mis me teeme ja tuli see kuidagi see tulemus. Ja ma ei teadnud kunagi, kuidas ma selle tulemusini täpselt seal tunni ajal jõuan. Aga energeetiline tulemus oli mul kuidagi teada. Ja ma lihtsalt tunnetasin ja see oli see ja see tuli nii puhtalt ja kergelt läbi. Mul ei olnud mingit küsimust ega aga. See oligi puhas info, mis tuli läbi. Ja ma ütlesin, et okei, selge, see on see tulemus, väga põnev, kuidas me sinna jõuame. Aga nüüd, kui see on nagu inimese jaoks juba nagu tõsisem asi, nagu need 1-1 vastuvõtud, siis seal see on selline, aga ma ju tean tulemust, kuidas ma siis ei suuda nagu seda luua. Ja luua selles mõttes, et luua need kliendid.
saad aru, et kuna mina ise olen olnud selles kohal, mul on jälle mega ebamugav nagu, sest ma ei taha mitte kellegile teha nagu kedagi olulisemaks või kedagi nagu vähem olulisemaks. Kõigi lood ja kõigi kogemused on mu jaoks väga olulised. Aga ma lihtsalt ise tunnen, et ma olen kuidagi nagu, mu evolutsioon on viinud mind sinna, et minu see kliendibaas või hingekliendi kogukond ka muutub, nii nagu mina kogu aeg muutun. Ja kui ma seda välja ütlen, siis see kõlab ju väga loogiliselt ja väga arusaadavalt, et ei saa terveks eluks jääda ühed ja samad inimesed, eks ju, need kõik muutuvad. Aga kuidagi ikkagi ma tunnen ennast nii halvasti selle koha peal, et öelda, et näed, et üks kontingent kliente, kes varem olid minu hingekliendid, nemad enam ei ole kuidagi. Ja see on täiega oma väe omaks võtmine. Ja no, ma olen ilmselt seda ka varem maininud, et üldse minu kuidagi siuke nagu edasiliikumine on alati, ma olen ennast hoidnud nüüd hästi vaikselt edasi liikumas, et pole kunagi siukest mega mingit suurt hüpet teinud oma ei ettevõttes ega elus ega olemises. Olen nagu hüppeid teinud küll, aga hästi vaikselt alati, hästi ettevaatlikult, hästi kombates niimoodi, mitte kellegile varba peale astudes, ütleme niimoodi. Ja nüüd ma tunnen, et ma astun inimestele varvaste peale ja mulle üldse ei meeldi see, sest et ma nagu austan iga ühe teekonda. Aga see on ka see koht, kus ma alguses neid selguskõnesid või tutvumiskõnesid hakkasin tegema. Ja see aeg mul oli nii lihtne usaldada seda, et mu keha ütles, et jah, siin ma aktiveerun, siin mu kanal aktiveerub, siin info aktiveerub. Aga nüüd see on nagu, see on nagu nii peentasandi kuidagi asjaks läinud, et peentasandi energiaks läinud, et ma kuidagi nagu, see ongi see koht, kus ma need filtrid on ära kadunud vahepealt, et ma hakkan ju kõigi peale tööle, mis on jumala tõsi. Nii kui keegi minult nagu midagi küsib, siis minu kanal hakkab tööle. Aga kõik ei taha kuulda seda, mis sealt välja tuleb. Ja ma ei taha ega saa neid filtreid sinna vahele ka panna enam, et ma siis ei ütle. Noh, siis ma tunnen, et ma jooksen lihtsalt lukku. Mis meil veel siin on? Elujõu energia. Vaata, siin kõikidel kaartidel on käed on... Kas meil oli eile ka see, et kõik käed olid siuksed nagu vastuvõtvas... Kus on näha siit? Vastuvõtvas asendis. Ja see on täiega enda vastuvõtmine. See on nagu... See on see koht, kui sa oled pühendanud ennast oma hingele ja oma instrumendile ja sellele, mida sina siit läbi tood ja milline sa oled ja oma väele, siis nagu... Nii kui sa hakkad sealt kuskilt kastist välja hüppama, siis hakkab ju räigelt ebamugav, eks ju. Ja see on täpselt see, et ma lõdvestun oma tõesse, ma lõdvestun sellesse, mis ma tean, et on minu teha ja luua, ükskõik kui ebamugav see kellegile on väljapoolt. Ükskõik kui paljud inimesed siis, ma ei tea, maha jätavad, ära kaovad, mis iganes teevad. Jälle see inimesena tuleb see hüljatuse koht siin üles, eks ju. Aga kui hinge missioon on äratada inimesed armastusel iseenda seest, siis ma ei imesta, et see tuleb kõigepealt läbi siukse nagu pettumuse, vaata. Teatud mõttes pettumuse, et kui ma olen üdini armastus, see on jälle ainult ühe poole vaatamine, eks ju, tegelikult on armastus, valgus, pimedus, kõik need, eks ju. Ja pimeduses toimuvad asjad nii kaootiliselt ja kui sa oled seal pimeduses,
siis viskabki vahepeal sinna inimesele jumala kodaratesse need asjad, sest et sa mõtled, et aga inimesena ma ju teen ju head ja ma olen ja ma püüan ja kõike, aga samas sealt pimedusest kajab hoopis mingi muu. Mis sa mõtled, et no see küll nüüd, no kuidas see nüüd siis nüüd siia sobib nüüd? Tegelikult see on oma vägi, oma geenius, oma hing, mis sealt pimedusest hõikab, eks ju. Kuhu meid alati tõmbab pimedusse. Kontrolli täiesti vabaks laskmine, eks. No see jälle on siin. Oli, ma ei mäleta, kas see on nüüd eestikeelse või ingliskeelse kanali peal. Aga see kaart jälle see vastuvõtmine, iseenda vastuvõtmine. Oma selle keskkanali, oma hinge, kõige selle vastuvõtmine. Siin mõned aastad tagasi tuli läbi selline info, et kanaldamine on lihtsalt hingele rohkem ruumi tegemine kehas. Ja siis ongi, et kas sa toimid nagu selle inimkogemuse pealt, ehk siis kõik need teadmised ja kogemused, mida sa inimesena oled kokku kogunud selles elus, või sa toimetad hingena, ehk siis tegelikkusest, tühjusest, teadmatusest, pimedusest. Siin on väga suur vahe sellel. Ja vabadus. Ja see on nii huvitav, praegu mul tuleb nagu kuidagi piltidena ette see, et mis ajast minu kanal ja minu nagu tööriist on juba muutuses olnud, ongi sellest hetkest, kui mul üks hea lähedane sõbranna, eks ju, kuidagi hästi spontaanselt ja voolavalt läksime temaga töösse ja selle töö käigus nagu see, kuidas me mingeid asju lahendasime, vaatasime ja tegime, oli minu jaoks ka nagu, et vau, ma oskan seda asja, oota, las ma jätan selle meelde, ma saan seda nagu enda jaoks kasutada, eks ju. Et tuligi täiesti nagu uut asja läbi, mida mina inimesena ei olnud varem kuskil näinud ega kogenud. Ja sealt ma sain selle maitse suhu. Ja sealt on ka see, et jaa, hästi nagu turvaline ja lihtne ja mõnus inimesena oli seda ju teha tuttavaga, eks ju. Kus ma tunnen, et ma inimesena omale blokki pannud, ongi see, et äkki ma teen emotsionaalselt tundmatule inimesele liiga. Äkki see on liiga palju, äkki ma olen liiga palju. See on see läbi mille ma praegu siit minemas olen. Et nii sügav usaldus ja maandatus oma sinna hingepinnasesse saada, et mina inimesena ka nagu ei jääks kinni nendesse vanadesse viisidesse, kuidas ma olen seda tööd teinud. Vaid et ma ka inimesena liiguks ka järgi sellele ja võtaks omaks selle, mis päriselt on. Ja see on jälle see koht, mida ma kogesin oma perega, mida ma olen oma nagu sõpradega kogenud, kes enam minu elus ei ole, eks ju. Kogenud seda ebamugavust, et ma kuulen sõnades ühte, aga energias ma näen teist ja ma ei suuda enam olla selles osaline. See on just see koht, kus miks ma, okei, täna hommikul, praegu tuleb meelde, täna hommikul, kui ma ärkasin, siis mul käis ka see mõte peast läbi ja siis mul tuli kohe info selle kohaselt, et küsisin endalt, et aga miks ma siis palun inimestel praegu kirjutada lahti see teema või see, mis neil toimub, kui nad tahavad vastuvõtule tulla. Et lihtsalt kirjelda ja mida pikemalt ja detailsemalt see kirjelda, seda rohkem ma näen. Aga siis ongi see, et kas sõnad lähevad kokku energiaga? Kas sa oled päriselt ühendatud juba lahendusse? Ja see on nagu just see, mis ma ennem kirjeldasin, et ma mõistusega absoluutselt ei tea, kuidas see lahendus saab olema, aga ma tunnen enda sees selle lahenduse energiat.
aga ma ei tea, kuidas ma sinna jõuan. Ja selleks me ju olemegi tõmmatud nende võtmete poole. Ja minu jaoks kõige aktiveerivam, siis ma tunnen, et mis minu seest kohe nagu niimoodi aktiveerib sellel lahenduste energia ongi see, kui ma loen seda mingit kirja, mida inimene mulle kirjutanud ja ükskõik, kus kohas ta siis endaga on, mis iganes see on. Aga ma loen sealt ja ma tunnen, et see inimene on valmis. See inimene on valmis. Ma nagu tunnen temast selle lahenduse energia ära ja minus aktiveerub siis see, kuidas me sinna jõuame, eks ju. Ja see on ka minu jaoks üllatus. Ja see on see, mida täiega omaks võtta ja ma usun, et kui siin vaatajate seas on ka neid, kes inimestega töötavad, siis ma usun, et see on nagu väga tuttav koht, kus sa tunned, et sinu tööriist, mis on sulle nii kallis, on muutumises ja siis su inimene on erroris, et mida see nüüd tähendab, mis asi see nüüd on? Et nagu raha mõttes ka, eks ju, raha võib kõigil olla. Raha võib kõigil olla. Aga kõigi see raha ei ole ühenduses selle energiaga ja nende vastuste ja nende lahendustega. Energeetiliselt need ei ole ühendatud omavahel. Raha võime loopida siin igaüks, eks ju. Aga see raha maitseb ja see raha kogemus on erinev. See on kõik energia, see raha number on ka energia seal taga, mis läheb kokku. Saad aru, see on nagu sümfoonia, mis omavahel kõik kokku läheb, ma tunnen. Ja see on oi kui raske olnud omaks võtta, päriselt ka. Ma naljatasin just üks päev mu sõbrannale Marisele, et nii hea oleks jällegi ego ja varju jutt, on ja. Nii hea oleks, kui mul oleks see usakate enesekindlus. Need paugutavad nii, et neil on jumala suva. Neil usakate, mõtlen Ameerika Ühendriikide inimesed. Kui sa oled kunagi ühe ameeriklase kokku saanud, nende enesekindlus ja see, kuidas nad lihtsalt, ma ei tea, reklaamivad ja müüvad ja teevad on, see on nagu nii nagu imetlusväärne. Neil pole ühtegi sükust nõukaaegset mure südame peale. Äkki ma olen nüüd erinev. Oi, ma teen nüüd teistmoodi, äkki mind vaadatakse. Nagu, ja siis päev mõtlen, et mis nagu kollektiivsed hirmud meil siin eestlastena generatsioonide läbi nagu kaasa tulevad, eks. Crazy. Palun kallis kanal, kallis Taia. Taia on muide hinge nimi. Ongi, küsisin nüüd kord oma hinge näha. Kogu tema suuruses ja ilus ja kõiges, mis ta on siis, kuidas iganes. Ja siis ma küsisin, et kuidas ma sind kutsuda võin. Ja kuulsin nime Taia. Nii et Taia Karolin ongi kompott hingest ja inimminast. Ja vahest see inimmina Karolini kogemused lihtsalt panevad täiega näkku. Olgem nii ausad lihtsalt. Nii, ma tahaks ühte kaarti veel. Tahaks ühte kaarti meile siia täna veel. Kuidagi palju mõnusam ja kergem on, kui ma olen saanud seda niimoodi jagada. Väga tore. Aitäh. Tõesti nagu, ma tunnen kohe, see on mingi raskus päiksepõimiku pealt läks ära. Ma loodan, et kui siin kindlasti on terapeut ja tervendajaid ja mis iganes viisil oma ettevõtte loojaid, siis ma loodan, et sa kas või läbi selle minu kogemuse jagamise praegu saad aru, kui väärtuslik sinu tööriist on, mida sa siia tood ja kuidas seda ei ole mitmeid. Me võime kõik siin ennast ühe nimega nimetada, aga see on nii erinev. See on nii erinev. Üks kaart. Minu meelest see oli meil eile ka kõrgema südame tšakra. No täiega meil on siin paar päeva kõrgema südame tšakra aktiveerimine olnud. Ja täna ka täiega, näen jälle neid lootusõisi siin. Nii huvitav. Kõrgema südame aktiveerimine. Ekstaas enda hingest. Ekstaas enda olemusest, enda loomikust.
ja see, et me päriselt anname ennast sellele ja usaldame seda. Sedasi siis täna. Okei, väga huvitav. Igatahes suur rõõm. Aitäh sulle. Tšau.